Tere, Meelis! Tervist! Räägime sinuga juttu sellepärast, et tänavu tähistame Eesti Ringraja 90. juubelit. Ja sina oled üks nendest, kes on sellele alale palju andnud. Aga hakkaks täitsa algusest peale, et kuidas sina mootorrataste ringrajani üldse jõudsid? Noh, algusest peale, mis ma andnud olen, mina olen andnud ringrajale vast seda kõige rohkem, et 2 hästi kiiret sõitjat. Mu poegasid Pets ja Matjut mõtleme selle all. No mina kimasin ka natuke nii palju, kui suutsin, et oma vanade kummidega, mis teistel üle jäid tavaliselt, et ma enda pillile pole veel siiamaani kunagi uute kummidega sõita saanud ühtegi meetrit. Aga jah, kuidas alguses sai? No see on niimoodi, et tegelikult on niimoodi, et rinka on alati mulle meeldinud. Juba lapsena käisime kadunud papsiga vaatamas võidusõitu Tallinnas ja Viljandis muidugi ja 8. klassi lõpuks sain muidugi Jaava omale, tutika Jaava, mis mingi aeg kruviti kohe sumpad ümber ja rinkakummid alla, et sai juba kimatud. Ja siis, kui Tihemetsa läbi sai, loomulikult seal on muidugi super äge klubi oli vanasti veel. Klubihoones käisin vaatamas praegugi millalgi, et seal on ühed teised tuuled puhuvad, aga Tihemetsa kool sai läbi, siis peale sõjaväge sai hakatud motokrossi sõitma, kuna see oli sellel hetkel siin nagu sellise ägedama adrenaliinilaksu ainus lahendus. Et siis 2,5 ja 500-ga saime hakatud motokrossi sõitma. Motokrossi hooaeg või nii-öelda karjäär sai sellega läbi, et mul on väga hästi meeles, kui oli äkki pühaajal oli see Estikate etapp kunagi, äkki see oli 88, ma ei mäleta kuna. Ja see oli sel ajal just, et kui tulid need läänepillid siia Eestis hakkasid saabuma, et kellel olid juba amordid all ja mootorid teistmoodi ja nii edasi, et siis tuli sinna Rootsi noortekoondis mingisugune tuli sõitma sinna. Väljaspool arvestust küll, aga meie 5 aastaga koos ja tuli see nõlvast alla hüppe, ometi tegin pika hüppe, aga need hullumused hüppasid üle minu sinna alla. Ja nendel oli amordid alla, siis ei põrkanud ühte korda, siis ma mõtlesin, pekki nii, nüüd ma võin maha selle pilli. Siis sügisime maha. Siis meil oli siin samas laudas oli 4 pulli sai üles kasvatatud ja siis sai kohe, tuli müüki Jüri-Rautsiku, mis viimane Jupiter, mis Vihuris ehitati, et see tuli just müüki, kuidagi pidi sain sahkratud, sain selle ära osta. Ja siis muidugi kohe sellega panema. Siis käisin Ramos Raudsepa juures, ostsin omalt tutika AGV kiivri. Selle ostsin neil siis sellega panema ja nii see asi hakkas minema. Algus Sauga 3-nurgas, kus seal võidusõidud olid ja Riiad ja... See teie pesa on siin Saadjärve ääres, sa oled siit pärit siis? Jah, see on meie kodu, minu kodu on 57 aastat juba. Et see on kõigist Eesti ringradadest ikka päris kaugel tegelikult. Seda küll, jah. See sirge peal, siin on päris hea vanna vanasti oli, katsetasime ikka. Mis sa oma ringraja eredamatest hetkedest välja tooksid? Eredamatest hetkedest tooks välja sellist asja, kui muidugi Riias kunagi oli meil võidusõit ja meil Jupiteri klassis vihmaked polnud olemaski, et sõitsime kogu aeg ühe sama kummiga. Et siis oli niimoodi, et seal oli see, kui see tee alt läbi läheb see tunnel, seal oli mingisugune jõnks natukene. See läks käest ära mul ja siis oli niimoodi, et kui see Jupiter ükskord hakkasin veeresin, keerasin kuumaks, keerasin teise külje, et vaatasin mul sinna tribüünideni jõudisin välja, et siis vaatasin, kus pill on. Pilli leidsin ka sealt kaugemalt üles ja siis kõik terveks jäin, et see on äge. Siis mis veel on äge? Äge on selline asi, et oli jällegi võidusõit Pirital. Siin mul oli Kulpa, kes sai VFR esimene superbike mul. See oli siuke võidusõit ja kuna seal oli ka siuke, mul oli tunduvalt lahjem, aga mõnus oli panna vähemalt. Pill ja siis ajasõidud olid kuivaga. Inglased panid kui segased rotsad kõik mööda, siuksed ajad, ma ei tea, ma sain kalendriga vist enda käest. Aga siis tuli vihmasõit õnneks, vihmaga sadama. Ja siis oli siuke naljavärk, et vihma tuli ikka nii kõvasti, et need käbid ja kõik see liiv läks sealt üle tee ja siis need hakkasid natukene hirmu tundma, siis mul läks see üle ja siis pani mööda neist. Et siis sain 3. või 2. ma mäleta, kumb tookord oli. See oli päris huvitav kogemus, et vihmases on päris huvitav sõita.
sinu see nagu tegevsõitja karjäär ja siis sellesse aega, kus vahetus nagu Vene tehnika pealt lääne tehnika peale. Täpselt. Kuidas see läks või oli see keeruline, rahaliselt ilmselt mitte kõige lihtsam? Noh, ütleme nii, et tegelikult sellel oli niimoodi, et kellel oli võimalus, need olidki kiiremad, midagi teha polnud. Aga lihtsalt, et äge oli, ma nii hullult nautisin seda kihutamist, et nagu ikkagi ma räägin veel korra, et nagu mina ei ole ühtegi meetrit tutika kummiga sõitnud, et teiste vanad, mis enam ei sobinud, keerasid teistpidi alla, kurvet sinna pole, sa ikka sõidetud kuidagi pidi. Ja mis muidugi veel, et ega neid kummisoojas ei pidanud olemagi, see andis tulemusest teada tunda, et ma pole ka kummisooja kummiga sõitnud, et sellel lihtsalt polnud, siis polnud. Ühe tiiru lesid soojaks enam-vähem, siis 3.-4. tiirul hakkas nagu kumm tööle alles, siis oli juba see vahemaa sisse sõitnud, et nagu see oli tuntav, et just, et nagu rahalise koha pealt, et kui oli võimalus, siis olidki eespool. Aga ütleme, et vunts 500 peale seda tunnet oli küllaltki lihtne ja tänapäeval samamoodi tegelikult, et võeldakse küll, et hullud, bemmid, hullud, siuksed kõik asjad, kõik peab viimase peale vindi peal ei ole vaja. Tegelikult on, kui juba vahepeal saad vahemaal keerada mordid natuke paremaks ja uued kummid alla, periood, mitte midagi juhtunud. Sõitja sõidab. Absoluutselt. Mis su enda ambitsioon oli, kuhu sa nagu tahtsid jõuda, oleks tahtnud jõuda? Mina tahtsin jõuda esiteks Soome võidusõidule. Sellega on ka üks jälle järjekordne naljajutt, et läksime Soome võidusõidule Sevivanniga. Siis oli sükene asi, et Helsingist maha tulime ja millegipärast kogemata sadamast minnes juba läks nagu plokikanne tihend läbi. Ja siis me ei saanudki siis oli niimoodi, et mingid õnne suitsujutte oli järgi ja siis midagi teha. Pidame samamoodi tagasi tulema, et see nagu jäi pooleli. Ja siis oli see, et muidugi ambitsioonideks, et see on Põhjamaades sõita küll, jah, mõte oli, aga kuna poisid järjest kasvasid, et nagu seal mõne pilti pealtki näha, et minu paikisõit lõppes, siis kohe 50 sõit tuli peale, et kähku kiiver maha ja Matule ja Pätsile hoog sisse lükkama, et üks moment oli küll, mehaanik Maiduga pidasime nõu, et nii ei jõua tegelikult, et peame võtma nüüd ühe suuna, et kas maiustaks ise vanamees või et mis vanamees seal, ma olin ka noor putt, ma ei mäletagi, peale 20 midagi. Et kas maiustan ise või siis saavad poisid sõita, aga siis mõtlesin, las kutid nendega, need on kõvemad nagunii kui mina ja siis nii oligi. Kuidas see poiste sõitmise algus oli? Loogiline jätk sinu sõitudele? Seda kindlasti, jah. Seal ei olnud mingit pääsuma. Ütleme, 3. põlg on see samamoodi tuleb järjest peale. Seal nagu valikuid, malet me väga ei oska. Pasunatega nendega ei tea midagi. Poistega koos sa oled vist arenenud nagu treenerina hästi palju. Seda kindlasti, jah. Oma poisid ja siin on ümberkaudselt nii kujunenud, aga samamoodi nagu see MC asigi siia kujunes, et lihtsalt tegin sellise pesa ja siis, kuna ma olin siin piirkonnas siklisõitjadest nagu üks väheseid, on ju, 80. lõpus sellel ajal, eks, ja siis see kujunes ümber, lihtsalt inimesed kogunevad nagu ümber, see midagi teha pole. Ja trennidega samamoodi, et ega poisse oleme treeninud ikka päris pikalt, et ikka mitukümmend aastat ja eks neid siit läbi käinud sõitjad on päris hulga ja praegu õnneks on inimesed saavad aru, et kus nagu tulla seda motopisikut saama, siis see arv kasvab ja mul on ülimalt hea meel selle üle. Need trennilapsed on minu südames. Kui Martin ja Karl sõitma hakkasid, alguses oli see lihtsalt nagu lõpu pärast? Tea midagi, lihtsalt äge ikka oli. Kohe... Ei, mõte oli ikka panema hakata. Kuna Matule saime Marko esimese 50 saime Matule, siis selle järgi ehitasime koopia ka Pätsile muidugi. Tema pilli saanud nii hea, kahjuks sellel ajal meil polnud nagu see mootor ei olnud nii hea, aga ta kasvas kähku sellest välja, siis läksime teravamate pillide peale üle juba. Aga nendega kohe ikka ringrada oli sihiks, eks ole?
no krossi trenn, iga asja alus on Jah. ikkagi kross, olgem ausad. Absoluutselt, motospordi algus ongi motokross. Motospordi algus on motokross. et nii või naa, seal ei ole mingit pääsugi, noh. Et kes ikkagi maastiku peal sõita ei oska, see on asjade peal ka nõrk. Ja siis kross ja siis, aga noh, suund oli ikkagi rinka, jah. Suund oli ikkagi rinka, aga noh, et ikkagi siisamas all põllu peal oli algus põllurada, nüüd on muidugi kompleks, suur kompleks juba, et saab siin sõita igat moodi. Unistus muidugi, et siin võiks ka kilomeetrine ring olla, aga noh, üks teine päev. Mis sellel poistega käidud teel kõige nagu sellised keerulisemad hetked olid? Keerulisemad hetked olid selline, oli üks Pärnu võidusõit, ma räägin seda, on ju. Üks Pärnu võidusõit oli, poistel tuli selline murdiga, kui oli nagu olid tüdrukud ka väga olulised. Ja siis oli selline võidusõit, et asja on pillid joonde, kõik sõiduvad, lähevad käima ja ühtäkki kotid olid nii liimist lahti, nii et Matjust kähkune pani Matjust väliskurviska mööda, ma sain täitsa pekkis, mis nüüd juhtub, et see pole võimalik lihtsalt. Aga siis oli jah, tulime sõidust ära, poisid lähevad käed tagumikude peal, lähevad telki rutta ära, me tegime pille. See oli see moment, et noh, olime kahe vahel nüüd täpselt. Sõitsime rahulikult kodu vaikselt, mäletan, lükkasin bussiuksed lahti ja buksiuksed lahti, siis mõtlesin, et ma läksin välja, et poisid, nüüd on 5 minti aega. Mõtleme täpselt. 2 asja saab olla, kas on võidusõit ja muu jant. Noh, jant nimetame seda mitte alas mõttes, aga lihtsalt kas on võidusõit ja muu asi või on muu asi ja võib-olla ka võidusõit on natukene. Siis läks, ei läinud, 5 minti läinud mööda, siis mõlemad tulid, et kuule, et ikka paps. Ikka võidusõit on tähtis, et muu on lihtsalt nii, nagu tuleb. See oli üks raskemaid. No, see hetke ma tõesti mõtlesin, et aga kuigi samas ma teadsin, et see tuleb alla 5 minuti, ma arvasin see sama ise. Seal on nagu valikuid, et see on ikka parem. Sa ütlesid, et sinu ambitsioon oli minna Soome võistlema, aga poistega vist olid need siid natuke kõrgemad. Jah, me tahtsime jõuda ikkagi vähemalt superstokki või kuskile sellise kohta kindlasti. Ja meid kutsuti ja aga selle hetkel, kui konkreetselt meil jäi see nii hullusti raha taha, mina ei olnud nii kõva vana, et Soomeri papa on ikka väga kõva selles mõttes. Need asjad välja sebinud, et poisi nii kaugele vedanud, aga mina ei suutnud seda. Me oma sõprade abiga saime sõidetud, aga meil jäi konkreetselt selle taha, jah. Aga räägi natukene, kes need teie sõbrad on, et ilma nagu toetajateta ju väga võimalik teha ei ole. No olgem ausad, päris ilma te ju ei ole nendest. Ütleme nii, et päris selliseid sponsorlepinguga toetab, meil pole mitte kunagi ühtegi olnud. Alati on olnud sõbrad, kellele see meie tegevus natukene korda läheb ja kogu see värk, et siis on sõbrad on lihtsalt sättinud oma asju niimoodi, et ega ei ole ka need, et palun, et siin on hullunik raha, pane nii, alati sätti mingid teemasid kuskilt pidi, et kui me teeme selle sealt niimoodi, siis me saaksime sealt mingi raha, et saaksime minna sõitma või kummide ümber. Kogu süsteem peab käima niimoodi kuidagi, et päris meil sellist niimoodi sponsorlepingut pole olemas. Samamoodi nagu Harry Davidson ja kõik need asjad, et kunagi saime Ekeroniga üle sõidetud, et kõik on ainult tugineb sellisele sõprusele, tutvusele, et ega niimoodi ei ole, et nüüd näed, mitmekordne Eesti meister, ma ei mäletagi mitmekordne ja Skandinaavide meister ja mida iganes, see ei mõrjenda mitte kedagi. Sa oled ringrajakomisjonis ka olnud ja võistluste korraldamisega tegelenud, et mis need selle ala võlud ja valud on? Selle ala valu on see, et ainult üks ringrada on Eestis, selle ala valu on konkreetselt selle Eesti rinka. Kogu selline valuga punkt ongi see, et kahjuks on ainult üks ringrada. Ja see on ka kuidagi nii, eks muidugi see on äriline ettevõte ja kõik on arusaadav, aga et natukene see sikli, kes tahaks juba natukene ühtepidi sõita ja kihutada kurvedes, nendel väga seda väljundit ei ole. Eks siin politseinud kohe inisevad iga väikse nuka peal, iga väikse asja eest ja olgem ausad, et kui ainult Pärnusse minna sinna trennigi, seal on just nende radade järgi jääb see korraldamist samamoodi, ega
ega kui oleks näiteks minu nägemus oleks ikkagi olnud nagu vanasti, et Tallinna kandis seal kuskil põhja pool peaks olema rada, Pärnus, siinpool kindlasti peaks üks rada, 3-4 rada võiks Eestis olla vabalt. Ei pea olema nii esinduslikud, aga noh, nagu näiteks, kus see Norra rada nüüd oli, kus ma sõitmas käisin, mäletan, väikese ala peal, nagu meie ala, ütleme, ma ei oska, 3-4 ruutkilomeetri peal on märgitud 1,8 kilomeetri rada ilusti ära ja see maaga ei pea laiutama, lihtsalt, et on asi kui selline. Ja saab võidusõite teha, saab kõiki koolitusi, kõiki asju teha, aga noh, et see on nagu selles suhtes nagu kõige hullem murelaps kogu Ringrajal ennem ja praegu ja kindlasti ka tulevikus ennem, kui siia radasid ei teki. Ma lugesin natuke vanu intervjuusid enne, et tollel ajal, kui Martin ja Karl olid nagu tipus, et siis jutt oli see, et oleks Eestis üks korralik rada, et siis meil oleks kus trenni teha, et asjad oleks hoopis teisiti. Aga nüüd on see rada olemas ja ikka ei ole päris nii. Selle mõttes on jällegi, no see rada on, aga tänasel päeval ma vaatame tõele näkku, see on ikkagi autorada. Ja ta on ärilisel ettevõtte ärilisel nagu asjal ülesehit. Ma vaata, natukene oleme rinkas selle tänaseks päevaks kahjuks kaugema, vaatame kaugema mätta otsast, kuna meie kurikuulsad kollast telki seal üleval ei ole pitlainil. Et mis vanasti oli väga kuulus, et kui kollast öö läbi põles alati tuli meil korralikult. Et nagu ikkagi, kuidas ma ütlen, Pärnu rinka ei ole nagu päris nagu motikameeste jaoks nagu, motikamehed ei ole väga teretulnud seal nagu. See on minu enda isiklik nägemus ja ma olen kuulnud paljude sõitjatega sama asja, et noh, kõik on aru saadav, et rada peab tootma, rada peab üleval pidama ja mida iganes kõik asjad, aga need suhted on natukene rattameeste koha pealt natukene nukrad paigast ära. Siin Äksis on neil ka tegelikult väga uhke kompleks, et räägi natukene, kuidas see siin kõik sündinud on ja mis plaanid teil veel võib-olla on siin? Plaanid on muidugi suured, aga selles mõttes on niimoodi, et sündis niimoodi, et kuna siis hakkasin Tihemetsas, käisin koolis, seal sai nagu trennis vahepealt käidud, mitte aktiivselt selle võidu sõitnud, aga peale sõjaväega siis kohe sai pill ja hakkasin krossi sõitma. Kuna siin tagakarjääris sai ühes kohas sõidetud natuke, aga seal kehva, siis ma siin monastasin, kõik see ala oli siin karjamaana. Siis osa karjamaast tegin nagu rajad, hüpped, värgid sisse ja järjest tegime vingemaks ja siis nii see hakkas peale. No. Siis lõpuks tulid juba Arand, Aivar ja need Tartu arrastajad tulid sellel ajal juba siia ja nii see järjest paremaks ja see on ju MM-i GP võitjadki siin sõitmas käinud Äksi noortekrossi sarjas, mis on nagu eelmine aasta nagu täitus 20 aastat Äksi noortekrossi sarjas, et sai siin päris sõpradega päris äge täistada seda asja ja mille üle ma olen väga uhke tegelikult. Teil on siin kiirendust tehtud? Kiirendust oleme teinud ja no siin me oleme Speedway võistlust ka sõitnud ju ovaali peal. Et noh, kunagi oli mõte ka kindlalt see teha, aga no tänasel päeval on ta nii kahjuks jäänud, aga see on lindtraktor korralikult siledaks ja tuld, noh selle siukse nagu lihtsama raja, nagu mis nagu ei eelda igasugu neid pardüüre, noh ühesõnaga poortesi asju, et siis sellise võiks ju vabalt teha, et aga jälle mingi siukse kõvemaid võistlust saada, siis peaks olema need, mis on väga mõistetav, et noh, ohutuse pärast, aga noh, et sellised ägedamad asju, no me oleme harridega isegi siin kihutanud ja ovaali peal kihutanud ja mis seal salatega, Päts on näiteks need krosshüpped paigega üle hüppanud kõik, ei ole üldse probleemi, kaksikud, et see ei ole üldse väike asi. Kuidas sa naabritega läbi saad? Väga hästi. Nende naabritega saame väga hästi, seal need, kes on kalmist on läinud juba, need naabritega meil on väga suur kokkulepe, et kui on nendel keegi seal mingi matuse talitus midagi, et siis meil on alati tunnika vaikust, et kunagi pole mitte ühtegi probleemi olnud, mitte mingisugust. Aga siit tagantpoolt, metsa tagant paar prouad olid natuke kurjad mingi aeg mesilaste pärast, et ei saanud lennata. No, mesilased hakkasid sealt tagant kaudu lendama, et see ei ole probleem. Aga kalad? Kaladega on see teema nüüd see aasta, see õnneks nüüd on see
mis ta on, looduskaitse, mis ta keskkonnateenistusega saime nüüd nagu kokkuleppe, et nad kuulavad ahvenate käest uued arvamused, et tegelikult ahvenatele on mitu korda ütle mulle, et augu pealt, et ka, et tegelikult neile õudselt meeldib. Ja kuna me tõesti jääradade korraldamisega, me tõestame tõesti, et oma järve me mitte kunagi hakka reostama ja hoiame seda asja ja korraldame korralikult kõik asjad, et nagu selles mõttes on nagu selle jäärajaga on jah, et õnneks see aasta saadi meist aru ja saime 2 võidusõitu tehtud, et loodetavasti on tulevikus vähe lihtsam, et siin vahepealt oli täitsa kosmos. See kadedussuss on ikka eestlasel nii sees, et midagi hullu. Sa enne mainisid kuulsat kollast telki, räägi see värvilugu ära, kuidas äksi klubi värvideks on? Sai kollane värv? No kollane peaks olema domineerima sellepärast, et kunagi oli, kui mina sõitsin veel baigiga, siis muidugi pidi heavy-metall ja musta värvi pidi kõik asjad olema. Siis poiste pillid olid ka 50, kõik pidi olema musta värvi, siis meil pillid olid kõik reas, musta värvi ilusad pillid ja tulemusi tundeks üks tuttav nii-öelda, kuda öeldakse, nõidade kambast võime oska öelda, nimetame seda niimoodi, et tegelikkuses, et energiad, asjad peaksid olema niimoodi, et nagu hea energia liigub hästi siis, kui on nagu hästi väga erk värv peab olema alati, et ära sõida mustaga, see ei pärjane väga. Ma siis mõtlesin, et võib-olla on tõesti asjal jume, et siis kohe kondlid maha ja värvisime heledaks ära ja kollaseks ja näe, kohe hakkasid tulemused tulema, et võib-olla see oli tõesti asjade kokku sattuma see vaidle, aga lihtsalt nii see oli ja nii see on jäänud ja kui rinkatelki rääkida, siis meie kollane rinkatelk on nüüd praegu seal üleval raja ääres, et aga see on jah kurikuulus, et alati seal olid alati peod peal õhtut hiljem, kui võidusõit tuli läbi ja sealt oli kuulda ikkagi rinka koha pealt ka arutelu alati, et kes teab, see teab, kes mäletab, see mäletab. Nii et ei olnud, meil ei olnud alati niimoodi, et nüüd sportlased kõik kell 10 magama, kõik tõk, arutati see sama teema nagu ka siin noortekrosside nii-öelda papade mammadega, et tegelikult on üldjuhul tullakse ikkagi päev varem. Õhtul siin saunas vaja arutada motospordi asjad korralikult läbi, kes seal, siis kutidel mingid tegevused, et see on nagu, muidu on inimesed tulevad kokku, hommikul sõidavad ära, lähevad laiali jälle, et aga siin see melu on nagu 50% nagu võidusõidust on see. Ja mis alati rääkida on muidugi kadunud Lempa, kes meil väga Lembit eesolu, kes meil nagu tiimis kõva promootor olnud, et tema sõnad on ka, et 50% on ikka tulemusest on komfort ja kord ja puhtus ja nii edasi, et seda tema meile väga palju õpetas, et see on ikkagi, ja see on nagu väga tõenena. Et nagu peab olema, kui võidusõidu minna, siis püüda nii nagu seda boksi ala ja kõiki asju välja ehitada, et nii palju kui vähe suudad, et oleks nagu sõitja tunneks ennast mugavalt. Ja mis muidugi mul praegu tuli turgates veel meelde see asi, et kui me esimest korda läksime Rootsi skandinakutele oma suure bussiga, sellel meil suur buss oli ja läksime telgi välja, seal telk käis külle veel suurt akendega telk, 2-poolased lüksime välja sealt ja siis oli õudne suminaks, vaatasin, kui rotsad hakkasid aknale käima, vaatavad sealt ja trennid said läbi meil ja see õhtul oli, rinkal on alati nagu, ma ei tea, kas siin võrre praegu enam ei ole väga palju, aga alati niimoodi, et suure võistlus alati, võrrid said alati, kui enne võistlust kella 8 õhtuks said võrrid kokku, puhtaks nagu tehakse võidusõidult, kolvid asjad kõik kontrolliti ära, kella 8 said 2-pooled, kella 9 said nagu võrrid ja 2-pooled said kella 9. Et siis on niimoodi, selleks ajaks oli kõik asjad nagu juba tehtud, siis me paari nagu tiimidega läksime seal suhtlema ja siis üks Rotsa tiimi, üks promootor ütles ka meile, et tõesti, et nii imelik ja huvitav on vaadata, et raiderid teevad ka tööd, sõitjad. Et mehaanik, mina olin Pätsiga koos, Mait oli siis Matuga, et neljaks toimetasime, tegime seal pille asju, et issand jumal, et nii imelik on vaadata, et sõitja peab ka midagi tööd tegema. Nemad olid harjunud, et sõitja istub tugitoolis, et Coca-Cola midagi on käes ja tehakse kõik asjad ära, aga et see ongi oluline, et nagu sõitja ise ka vaatab, mis seal sees, mis nagu toimub, et kuidas see puhtaks saaks, mis olukorras kõik asjad on. Alguses juba teadmisi vähem, aga
et see tahe, no seda samat asja jälle meile nagu Teesalu Lempa, et tema seda väga nagu push'is ja näed, miskit, siin on kõik on must natuke, väga õige ja mis tegelikult ongi väga oluline. Ise seda näid, see ongi must, aga pillid peavad olema korras ja puhtad, et see on nagu väga tähtis. Oli küll. Ta alati mõtles mingi nipi välja natuke sügas kukad, et kuule, mul seal lihtsalt on see, et ma lasen need asjad teistmoodi ära teha. Et selle mõttes on äge. Noh, meie elu on neil olnud. See Äksi klubi ei ole ainult motospordiklubi, mis te... Oi jumal. Jäähoki on meil kõva, me oleme Tartu meistrid olnud näiteks. Äksi 39 tiim. Mis viimane tiitel on teil... Jäähokist või? Jäähokist me oleme ju võitnud ennem ka rahvusvahelisi paikerite turniire. Just täpselt, jah. Et soomlased said meie käest 1-0. Et sellist asja nagu tavaelus juhtu alati. Ja muidugi, mis meil ikka siin, korraldame ürituse, treeninguid erinevaid. Lihtsalt nagu ma tahtsin selles mõttes küsida, et tavaliselt on nagu motospordiklubi on eraldi ja siis see tänavarataste klubi on eraldi, aga teil on see kõik kuidagi nii orgaaniliselt koos. No meil on nagu see 39 on nagu ikkagi, no 39, kes teab, see on nagu selle Piive-Maantee numbri järgi üldse tulnud, et meie jaoks see 39 number juba, stardinumbrid, asjad peaksid nagu olulised, minu autonumber ja nii edasi, noh. Mingisugunegi teema on jäänud ja siis ta nii on. Et nagu no MC 39 oli alguses ka siin muidugi, noh, need on linnas, Tartus ja nüüd ka osa Tallinnas, et nagu tegelikult on see õigem, et noh, oleks nagu linnas eraldi nagu natukene. Aga see selles mõttes on orgaaniline tõesti, et nagu kutid tulevad ka meile võidusõidul kaasa elama ja vahepeal poisid teevad siin tagaratused, et nagu see kogu see, selles mõttes on nagu see kamp ikkagi koos ja seda ei saa niimoodi väita, et nüüd on harikamehed ja võidusõidumehed. Et selle mõttes on nagu äge. Kui panna kõik Pärtelpojad ratastele, kes on kas sõitnud või sõidavad motospordis mingil alal, kui pika rivi saaks? Kui praegu, noh, minu isa suri ära, noh, puud täis ei saa päris veel. Noh, Miku omad, minu 5, 6, 7, 8, midagi. No siin küll me saame neid juurde ka, kui vaja on. Poisid, see on kättevõtmise oli rohkem. Mida sa soovitaksid neile, kes praegu tegelevad ringraja arendamisega või kes sõidavad ringrada praegu? Ringraja arendamisega tähendab seda, et kes sõidavad ringrada, et minu nägemuses, see on puht minu enda nägemus, et alati nagu ei olegi see nüüd see pilli viimaseks ajamine siin sellel tasemel nagu päriselt ei ole mitte mingit pointi. No. Paneb vahepeal rohkem uusi kumme alla, katsu samamoodi paika saada. Ja noh, kui ikkagi aeg võiks olla alla 16 Pärnu rinkal. See oleks nagu soovitav Eesti meistritiitel võtta. Et, aga väiksemate koha pealt papadele, mammadele võiks olla tõesti, ma olen sõber Bruno Ruskalsiga palju rääkinud ja tema peab nüüd seda Ovaaled selline sari, väikeste paikide sari, et seda tasuks nagu vähe tõsisemalt võtta ja võib-olla siin läbi föderatsiooniga mingisugunegi diil ja mingi abi, selle mõttes abi välja mõelda, et nagu see toimima hakkaks siin ka. See Ovaalede värk on tõesti niisugune, noh, pillid koos mõnede kummidega, ma saan mingi 5, 6, 7 tonni kuskil. Et nagu selle raha eest nooruks sõitma panna seal ja seal ei ole ka see teema, et ma saan aru, et seal päris on ka mingi vanus, et nüüd minimaalne on see ja maksimaalne on see vanuse piir on päris pikk, et see ei pea ainult 9 aastaks seda pilli ostma. Et see nagu noorte sarjaks oleks see päris äge lahendus. No. Kui vaadata seda rinka nagu tänasel päeval seda pocketite sarja värk, noh, see ei toimi praegu hetkel. No. Muidugi Marko on väga kõva vana, et seal Pärnus seda teeb ja nende ondadega asjaga, noh. Minu nägemus on, et see Ovaalede värk võiks olla selline perspektiivne asi, et kuna see on ka mujal, et kui näed, et Eesti leidub nüüd mingi kiire panija, noh, Rassio ka lubas hakata panema kiiret, kuram, kes seda teab.
aga et vaata, kui leiab mingi kiire piloodi peale sinna, siis ta ei piirdu ainult nagu siin eestikate, soomekate või baltikatega, vaid et saab edasi minna euroopakatele ja see sari toimib ja noh, samade pillidega, kõik on samad reeglid. Et selles mõttes on nagu selline minu soovitus, et tasuks seda mõelda. Sa ise tänu Akslile oled rohkem supermotole praegu fokusseeritud. Selle põhjus on ainus, on rahaline võimalus. No ideaalis oleks me muidugi rinkal pannud, ideaalis, aga ta on, see kondi taha on natuke pikka juba meil siin. No muidugi Marko tõmbas ka tagumikku punni ja küll mahtus ära ilusti. Aga noh, sisimas oleme ikka asfaltimehed. Aga mis see supermoto võlu on? Supermoto võlu on, et on odavam. Võrreldes rinkaga. Supermoto võlu on see, et nagu sõitjale ka, et ikkagi saad mõlemat asja proovida. Et nagu kuna krossi taust oleme siin, saame raha pealt renni teha ja mitte ainult asfalti peal, ainult asfalti sõitjatel on natukene nukkersena, kui krossi osa tuleb, et ehmub ära, aga kui krossi osa peal sõitna, tegelikult on, kumbeab täpselt samamoodi, kui noh, kuna supermotoraja osad ei ole päris pehmed rajad, vaid küllaltki kõvad, et noh, seal erilist nagu krossi kummi eelist nagu ei tekiski. Et nagu selle mõttes on äge, mõnus, panemine ikka, külg ees ja lahe. Kogu see seltskond seal MM-idelgi käies, et see on see, võt see sama 3-4 päeva seal koha peal olla, see on siuke feeling, et noh, pojaga koos, see on kvaliteet aeg. Kuule, suur aitäh sulle. Mille eest? Praegu näeme. Jaa.